Mõtlesime tänast üsna soodsat ilma ära kasutada ja merele minna. Ma olen praegu legendaarse kaatri roolis. See kaater on teenindanud meie legendaarseid vabariigi presidente, Lennart Meri, Arnold Rüütlit ja härra Ilvest. Ning praegu on see kaater Mereakadeemia teenistuses ning meil on siin paadi külge kruvitud igasugu seadmeid, mis väga-väga täpselt mõõdistavad merepõhja. Oppa! Näe. Nii nagu ei tasu tundmatus kohas vette hüpata, kui sa ei tea, kui sügav seal on. Ei tasu ka kaatri roolis liialt gaasi vajutada ja uljalt sõita, sest et kui sa ei tea täpselt, kui sügav meri on, võib mereõnnetus olla väga lähedal tegelikult. Selleks, et saaksime muretult ja ohutult merd sõita, annavad oma panuse hüdrograafid. Õnneks meil ongi täna üks selline spetsialist pardal ja kaasas ka kogu vajaminev tehnika, et saaksime siinse merepõhja üle mõõta. Milliseid seadmeid üleüldse on vaja? Mis on põhiline ristapuu? No põhiline on seesama kaelood, ehk siis kaeloodi pea on selle kaatri all ja see on siis monitor. Jah, monitor. Et tegelikult see kõik info tuleb siia, pärast läbi porti läheb arvutisse põhjast. Me ei näe pilti, et see on kivi, see on laeva vrak või midagi. Ei, see on lihtsalt mingi andmistik, mida sa pead oskama interpreteerima. Ja näiteks ma sain aru, et me sõitsime millegi vastu ja sa tundsid. Ja mingi põnks käis. Ja sa kohe näed, et siin tõesti oli midagi. Me ei saa öelda, et see on kivi või mingi teine objekt, aga kohe näha, et midagi oli väga madalalt ja siis läks pärast sügavamale. Aga me kindlasti peame seda üle mõõdistama. Sellised anomaaliad nagu see, te nüüd siis teete seal mitu tiiru seal kohal ja vaatate oma aparaatidega alla. Ja, täpselt. Ja milliseid kohti te siin näiteks Tallinna ümbruses pidevalt monitoorite? Mis üldse merepõhjas üldse liigub? No, seal ei ole sügav ja igavene rahu? Ei ole. Ja eriti rannikuala on väga muutlik. Ja see ükskord mõõdistada ja mõelda, et kõik on nüüd okei, et see ei ole nii. Et loomulikult siin piiritel näiteks meil on pehmed seted, liiv ja siis seted liiguvad väga aktiivselt. Siis saab monitoorida ja vaadata, kuidas need seted liiguvad, sellest me piirita iigi veab välja nagu ka seteid. Ühesõnaga merepõhi siin samas Pirita jõe suudmes merel tegelikult kogu aeg tõuseb ja langeb vaikselt. Ja, täpselt. Seegi on üks põhjus, miks tasub merepõhja aeg-ajalt üle mõõta. Jätkamegi retke tänasesse mõõdistuspaika. Ja Marko, vot me jõudsime mõõdistuskohale. Näe, seal on juba joonistatud sellised halsid, mille järgi me sõidame. Ilma tingimused on sellised, et hüdrograaf peab olema valmis mõõdistama igale inimene. See on teie nii-öelda siis moto. Ja hüdrograaf peab olema valmis mõõdistama iga ilmaga. Täpselt nii. Ja kollanokale hüdrograafile juba armu ei anta. Hoolimata tugevast tuulest suundun kohe kapteni rooli, kus minu ülesandeks on püsida väga täpselt etteantud mõõdistustrajektooril. Võtame hoogu maha, sellepärast, et meie kiirus peab olema alla 5 sõlme. No jah, sellises lainetuses on päris keeruline siin halsi peal püsida. Kas praegu on hästi või halvasti? No praegu super, läheb hästi. Ja kui tihedasti ta nüüd mõõdistab või? Ta teeb 20 pingi sekundis. Need pingid ongi helisignaalid, mida kajalood välja saadab. Kohtudes tahke pinnaga peegelduvad signaalid tagasi ja annavad meile teavet selle kohta, kui sügaval ja kaugel meist antud objekt asub. Saadud andmete analüüs on aga juba peenem kunst. See on niisugune äpp, millega töödetakse või esmane töötluse
vahend. Näiteks sa tegid halsid, ja me mõõdisime, aga pärast me interpoleerisime täpselt juba või ühendasime juba olemasolevad andmetega, mis meil on ja siis me saimegi sellise pilti. värviline lausa. No värviline ja madalam ja sügavam ja siis sa näed nagu sellest nagu merepõhja. Ja profiili. Kus on siin põhja? Ma ei teagi, alguses nagu oleks näha selline tihedam. Ja, vot, väga hea. Pärast läheb päris sakiliseks tõesti, ei oska öelda, kus see põhi on. Ja ma räägin, 2 hüdrograafi töötlevad samad andmed ja tuleb erinev tulemus. Kust need vead tulevad praegu siis või see varieeruvus? Vot, nad tulevad. Kas põhi on selline ebatasane? Või tõesti setud on pehmed või arvatavasti siin sadamas on veel veetikad, vohavad ja siis läheb sügavale, madalam sügavale, millest ta põrkab. Vot täpselt õige. Ja siis sa pead otsustama, mida sa siin teed. Mida sa jätad, mida sa võtad. Ja selleski sõltubki hüdrograafi nagu kompetentsus, kui hästi ta suudab juba ja tunneb. Loomulikult nagu, kui ta ei ole kindel, ta saab üle mõõdistada ja nagu see on kõige õigem viis. Ja seda siis nüüd tudengid siis õpivadki Mereakadeemias, kuidas analüüsida kogutud andmeid. Täpselt. Nemad konkreetselt siiski meresõitu ohutumaks veel ei muuda, nemad ikkagi õpivad, kuidas merepõhja üleüldse mõõdistada, jah? No see on üks osa nende õppimisest, sellepärast tegelikult ühed ained on pühendatud hüdrograafiale, teised ained on kaartide valmistamisele ja teised on laevade projekteerimisele. Ehk siis terve protsess, mis tegelikult, mille kaudu tagatakse ohutu laevaliiklus, on kaetud meie õppeprogrammi sees.